Ja lõpetuseks. Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas avatud majade festival, millal on võimalik sisse pääseda kohtadesse, kuhu tavaliselt võõraid ei lubata. Uksed avasid nii pealinna kõige uhkemad kui ka kõige trööstitumas seisukorras olevad hooned. 100 aasta eest ütles Nikolai von Kleen, et see ei saagu linn ja sündiski Nõmme. Aga Nõukogude võim otsustas, et miski ei kaunista aedlinda paremini kui hiiglaslik viljaelevaator. 70 aastat tagasi ehitatud elevaator oli omal ajal Eestis ainulaadne. Kui nii Rotermanni kui ka Vana-Kalamäes asunud vendade puhkide elevaatorid olid paekivist, siis Nõmme oma ehitati betoonist. Hoone mahutas 11 000 tonni vilja ja täna saab hüljatud seadmeid vaadates vaid ette kujutada, kuidas ööpäevas 1000 tonne liigutades olid ruumid sõna otseses mõttes maast laeni tolmu täis. Aga jah, et Leiburisse läks kindlasti siit kuskil 80-ndatel veel ja sellele olid ka siis eriti kõrged nõudmised kvaliteedile, et siia mingisugust ebakvaliteetset kraami tuua ei saanud. Kui oli ikkagi natuke liiga märjaks saanud sõidu ajal, et siis ei võetud vastu, saadeti tagasi. Kuigi ronida tuli huvilistel hoones üks jagu ja üsnagi trööstitutes ruumides jäi Pääskülapoiss Mattias retkega rahule. Huvitavad, et siin on nii palju asju. Ja siin on väga palju ruume. Kas siin oli mõni koht sinu jaoks natuke hirmus ka, sest me käisime päris keldris ja igal pool tornides ära? Ei olnud ükski koht hirmus. Usinamad tuuritajad olid teinud korraliku kodutöö ja pannud kava kokku terveks nädalavahetuseks. Esimene käik ongi siia Hundi peale, Paljassaarde ja siis järgmine ongi juba kesklinnasse on Välisministeeriumi hoone ja tänaseks siis kõik. Ja siis järgmine homme kella 1 vaiku on meil õiguskantsleri ja siis meil oli veel üks ministeeriumite hoone. Omal ajal oli Hundipea sadam rangelt turvatud kinnine piirkond ja isegi oma kuude kaupa ookeanil olnud meeste palgale järgi tulnud naistel tuli täita mitmeid paberid, enne kui nad kassaluugi juurde lubati. Sadamas oli nii hambaarst kui juuksur, restoran, aga ka keemiline puhastus. Siis olid kinoseansid, tantsuõhtud olid niimoodi. Kinoseansis filmesid näidati neid, mis tavaliselt kinodes ei näidatud, et olid huvitavad filmid. Mis tundega te seda kohta praegu vaatate? No ausalt öelda vaadata, kuidas see kõik on hävinud. Suur selline ettevõtte oli ja nüüd mitte midagi ausalt öelda pole järgi jäänud. Nii nagu elevaatorist peaks ka sadamas saama elurajoon. Ja Kairi sõnul on see asjade loogiline käik, sest võib-olla ei peagi kaubasadame olema keset linna. Sport on täna Eesti-Itaalia jalgpall. Ilusat õhtut!